pere, toome teile tervitusi Türi kultuurimaja poolt. Meil täitub kohe esimene täistegevusaasta uues rekonstrueeritud majas. Kogu ehituse aja me tundsime kõikide järvamaalaste pöidla hoidmist ja hoolimist, kuidas meil ehitus läheb ja kuidas meie maja valmis saab. Sellepärast me pidasime täna vajalikuks teile ütelda, et meil läheb kõik väga hästi. Meie maja on täitunud inimestega, meil on ligemale 40 kollektiivi, kes siin igapäevaselt iga õhtuti toimetavad. Meie saalid on täis, olgu kinnituseks selle kohta see viimane nädal nüüd, mis selja taga on 3 kontserti, kus me toppisime lisakohti ja hoidsime pead kinni, et miks see maja nii visikene on tehtud. Oleks võinud palju suurem olla. Et lihtsalt tulimegi seda ütlema, et rõõmustage koos meiega jällegi edasi, et me oleme rõõmsad siin seda tööd tehes ja inimestele kultuuri pakkudes teile samuti. 2 nädalat tagasi oli siin saalis Järvamaa kodanikuühiskonna konverents ja seal moderaator küsis maavanema käest, et millal viimati sind on tunnustatud. Minul on sealt maalt hakkas hing valutama, et tegelikult ja ma mõtlesin, et millal me ütleme oma juhtidele, et nad on väga tublid, et me hoolime nendest. Te teete väga rasket tööd ja veate väga suurt koormat raskel ajal, ja meie nagu siit omalt poolt ootame kogu aeg seda tunnustust ja õlalepatsutust, mida te meile jagate. Samas ma tahan ütelda, et tegelikult inimesed ju hoolivad väga oma juhtidest, nad ei kipu seda ütlema eestlastena. Et väga hoolime, kuidas läheb teie peredel, kuidas on teie tervis ja kuidas läheb üleüldse Eestil. Et võtke siis teatavaks, et see meie poolne sõnum teile, et tegelikult teie kogukonna inimesed kindlasti hoolivad teist ja ma arvan, et teil kõigil on olemas ka oma viis, kuidas teada saada, kuidas teie inimesed teist hoolivad. Aga aasta 2011 on kohe lõppemas ja üks rida ütleb luuletuses, et kas tõida rohkem muudatust või vähem, see selgub kohe. Aga ajad on olnud keerulised ja keerulistel aegadel on kindlasti vaja leida oma rõõmu raasukesi. Minu vanaema on rääkinud sellise loo, minu ema tegelikult, siis me ütleme perest tema kohta vanaema, et kui oli sõjaaeg ja tema oli väike tüdruk, siis tema vanaisa kutsus ikka õue peale, et lapsed, lähme vaatame, meil on kassipojad, et lähme vaatame, kuidas nad mängivad. Ja siis ema ütles, et me võisime tundide viisi vaadata, kuidas kassipojad mängivad. Nüüd täiskasvanuna võib ju arvata, miks see vanaisa seda tegi, et väikestest rõõmudest rõõmu tunda ja suured mured unustada. Et sama ma sooviksin teile, et kui ikka väga raske on, siis püüdke leida üks väikene rõõm ja veel üks väikene rõõm ja korraga saab seda ju palju. Türi linnas on 2011 juhtunud ka üks väikene rõõm, mis tegelikult küll on päris suur rõõm. Türi on saanud oma laulu ja selle laulu on loonud Ave ja Andris, nii sõnad kui viisi. Me oleme väga rõõmsad seda laulu lauldes ja kui te selle laulu ära kuulate, siis mõtelge, et ma arvan, et Eestimaal ja meie Järvamaal ja Türil ei ole mitte midagi hullu juhtumas, kui meil elavad sellised tublid noored pered, kes loovad oma kodukohast selliseid laule. Ilusat jõuluaega teile kõigile. Väike linn keset ooresid ja metsi, ta on valistatud lillelõhnadest. Kevadel ta supleb õunapuude õites, sügisel tal ümber kaunis kirju vest. Türi on see paik, kus aeg ja tihti seisma, aastal muutub kaunimaks ta pilk. Siin on ilus aimaune ilmamaailm, kuni äratab sind raske vihma tee.
aiakesed järve sees.